No tere! Täna me teeme väikest mikrofoni testi. Mikrofon, mis on meil imepisike rode mikrofon. Ma ei teagi täpsemalt, mismoodi seda teistmoodi kutsuda. Kui meil on teistsugused mikrofonid nagu Rode Pro Plus, selline igavene suur, siis see on. Ja kui on selline mikrofon meil, selline pisikene, no tead, isegi praegu ei oska ette kujutada, kuidas seda ühendatakse, siin on USB. See on laadimise jaoks. See on nagu aku siin sees vist ja võib-olla käib kuidagi niimoodi see asi. Aga seda ma ei oska öelda. Ja siis on meil veel Rode Go mikrofon on siin ka siuke mikrofon. Meil on täna selline eesti keel, nagu te kuulete, et ärge pange tähele, ärge laske segada, kui miski asi hääldamisel natuke segaseks jääb. Ja siis on meil Rode Pro mikrofon, see, mis meil oli kunagi 2012, mis nüüd on uuem siuke, kuidas öelda, mudelversioon, mida iganes võiks öelda, selline akuga töötab, aga selle asjaga niimoodi, et akud on meil vanad, akulaadijad on väga ära pruugitud, see tähendab, et ära kasutatud, nii et meil ei ole võimalust laadida mikrofoni, seda mikrofoni, kuna siin on üks asi kasutamise ajal, nüüd mõnda 10 aastat nii oleme kasutanud. See USB ühendus ei toimi ja sellepärast on ja näed ise, et see on kasutatud ja meil on üks vanem ka selline siin, selline sama, aga see oli veel enne seda oli mul mingi 20 aastat täpselt sama palju kui see. Tähendab, kui asja kasutad, siis see kulub ja kõik, mis kulub, see jääb vanaks ja mis iganes. Siin on muidugi see USB pesa olemas, aga milles on probleem? Sellega ainult saab seda mikrofoni akut laadida, kuna siin pesas on selline värk, et sinna teised need Rode Pro mikrofoni akud ei lähe. See on spetsiaalne aku ja see aku on siis selline. Jah, aga vaat selline värk, et selle akuga on niuke lugu, et see teiste laadijatega laadida ei saa. See lihtsalt ei sobi. Sellel mikrofonil on üldse teistsugune. No. Aku on muidugi vana ja kulunud. Spetsiaalne selline. Siia saab ka patareisid panna, aga ei ole soovitav, sest on akuga ikkagi mõeldud, kuigi võiks muidugi, aga me seda laadisime nüüd mõnda päeva siin ja me saime selle kuidagi laetud. Aga akulaadijad on meil niimoodi, et need on ka vanad juba ja need kasutatud ja kuna need on kasutatud,
siis on see niimoodi, et mikrofon võib olla meil küll täitsa uus, aga kui ei saa akut laadida, siis on ikka väike probleem ikka küll, et praegu siis me ei saa selle mikrofoni akut üldse laadida, sellepärast et meil pole lihtsalt võimalust, lihtsalt see ei toimi. Millegipärast ei lae akut, on selline punane tuli, mis vilgub, näitab seda, et patarei on tühi. See, mis näitab siis, kui akut kasutad ja siis, kui näiteks tahad nagu laadida seda, siis ei saa. Meil oli see ka mõnda aega veits kadunud, aga no näed, heitsime üles. Joome kalja, mis on Rukki linnasse A. Le Coq kali. Januga loodud Rukki linnase ekstraktiga. Selline kali ja see on meie lemmik praegu täiesti. See mikrofon, mis praegu võtab, see on tegelikult mõeldud, ütleme siis sellise pigem sükse väiksema aparaadi jaoks, mitte professionaalvideokaamera salvestamisel kasutamiseks, vaid see on nagu mõeldud ikkagi pigem sellise, nagu nüüd on need videosalvestuse seadmed, igasugused erinevad väiksemad variandid. No see Rode Go mikrofon on meil olnud varematel aegadel juba kasutusel aastal 2014 näiteks. 2014. Siis juhtus selle mikrofoniga midagi, mida me ei räägi. Järgmiseks oli see juba me tagasi mingi 10 aastat hiljem. Siin see praegu on. Kaabel on selline, mis käib siia taha lihtsalt niimoodi. See on originaal Rode mikrofoni kaabel. Nagu seegi, mis seal praegu selle mikrofoni taga, mis salvestab. Nii et me teeme järgmise testi video 2. Mikrofoni test on Rode Go mikrofon. Me pole selle kaameraga veel katsetanudki. Nii et aga muidugi me sellest üldse ei räägi. See on ikka üle prahi ikka tõsiselt. Nende kõrval, ma ei tea, see ikka võtab niimoodi, et ahahaa. Aga okei, jätkame siis järgmises videos video test ja video 2. Seniks taas peatselt kohtumiseni.